tere päevast, kallid televaatajad, teie vaatate TV6 ja Võidustuudiot. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka mängureeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile valita, keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. All ekraanil siin jookseb alati mängureegleid terve saate jagu, kuid kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Auhinnafondi on laekunud 10 eurot juba, see ilmus sinna ja selle all on tähtis telefoninumber meie Võidustuudiosse 9001020. Ja ülesanne. Seal on üks linn, mis on puudu, vähemalt üks alguses. Eesti linn, milles on täpselt üks A-täht olemas, mitte vähem, mitte rohkem, täpselt üks A-täht. Kas siis alguses, lõpupoole või keskpaiku? See pole oluline, kus kohas see paikneb, aga peaasi, et on Eesti linn, milles on üks A-täht sees. 9001020 vali kohe välja, kui on vastus teada. Üks linn on puudu, tegelikult on rohkem puudu, aga ühega alustame ja üks ainukene kõne on seega esmalt puudu. Ehk kes on meie helistajatest, kes saab selle saate käima? Nii, endiselt üks linn on puudu, mina siin üksindane, mis asi, igatahes üksinda siin stuudios, aga ootan kellegi häält, mida ette kuulda. Ühte vastust tegelikult kõige meelsamini, kuna selle puhul, kui see on õige Eesti linn, tõepoolest linn, mis on Eestis kaardil olemas, kus on täpselt üks A-täht, see on siis tõepoolest 10 eurot väärt. Kes saab saate käima, kellel on see vastus? Keegi on arvatavasti hallo, kes on õnnelik esimene helistaja selle saate puhul? Olen Aime ja pakun Saue. Saue, seal on täpselt üks A-täht olemas ja õige vastus, palju õnne, aitäh, hea vastus eest, 10 eurot mängu käima saadud, tubli Aime. Saue jõudis tahvlile, nüüd aga on kallis televaataja sinu kord öelda järgmine Eesti linn, milles on ka täpselt üks A-täht olemas, kuid ära kasuta Saue linna, kuna selle eest oleme raha välja käinud ainult uute vastuste eest 10 eurot iga ühele. Üks vastus, 10 eurot. Kõik vastused kirjutan tahvlile, on nad siis valed või õiged. Kas sealt saab aru, mis seal loeb? Saue, kordan igaks juhuks. Üks linn on vähemalt puudu, Eesti oma selline, milles on täpselt üks A-täht olemas. Kes lahendab ära? Kes teab võib-olla peast öelda? Kui ei tea, siis võta palun kaarti appi. Selgita, kuidas selgitad seda, aga keegi on liinipidi ühenduses, tore kuulda teid. Hallo, kes seal pool on? Hallo. Tervist, Kadi. Tere. Olen Ülle. Tere, Ülle, ma arvasin. Ja pakun Tallinn. Tallinn on tõepoolest täpselt ühe A-tähega, seega õige vastus. Tubli oled. 10 eurot siis sinule ka Tallinn tahvlile. Miks meile tuli aplausi, seda ma ootasin, imestasin. Tubli Aive. Tallinn, kirjutame meie kauni pealinna siia siis. Ülle tahtsin öelda. Ülle. Aga nüüd kallid televaatajad, vaadake, mis ma teen. Võtan A-tähe kätte, kleebin tahvlile ja nüüdsest alates otsime 2 A-tähega Eesti linna. Ükstapuha järjekordselt on, et seal alguse poole, lõpupoole või keskpaiku need A-tähed, aga peaasi, et on tegu Eesti linnaga, milles on täpselt 2 A-tähte. Ühtegi sellist vastust ei ole jõudnud veel tahvlile, seega iga selline linn on väärt 10 eurot. Milles on täpselt 2 A-täht olemas? Topeltkordi ühe eest, raha välja ei käi, aga seal selliseid vastuseid veel ei ole. Küll on aga 2 A-tähte meelde tuletuseks, et sellist linna otsime Eesti kaartilt, milles on täpselt 2 tükki neid olemas. Ilusaid A-tähti. Kes on meie kolmas helistaja? Aime ja Ülle juba võitsid, aga nüüd on kallis televaataja sinu kord. Võite ka korduvalt helistada, korduvalt pakkuda, ka korduvalt sama saate jooksul võita. Kes aga teab ühte Eesti linna, milles on täpselt
täpselt 2 A-tähte. Vaadake siis, et ei ole kindla peale mitte 3 olemas seal, vaid täpselt 2. 3 on liiga palju, 1 on liiga vähe, 2 tükki on täppi pealt parasjagu, et saan premeeriga välja käia. 2 eurot. 2 A-tähte, mitte eurot. Hallo, kes on õnnelik 3. helistaja seal pool liini? Tervist, Kadi, olen jälle Ülle. No tere jälle, Ülle, tore, et helistasid jälle. Mis meil on nüüd linn valmis vaadatud? Pakun Maardu. Maardu, seal on täpselt 2 A-tähte tõepoolest olemas. Seega on hästi lahendatud ka see voor ja kümpa välja käidud. 3 vooru läbitud edukalt. Maardu, kirjutame ka selle tahvlile, kuna see on õige vastus. Maardu. Ainukene vastus, mida ei tasu siis öelda, on Maardu, kuna selle eest käisime Üllele juba premeeringu välja, aga kallistele vaata, kui sul tuleb meelde mingi muu Eesti linn, milles on täpselt 2 A-täht olemas, siis vaata, et telefonis on akut mõnevõrra ja telefoninumber peas või mälus 9001020. Kes on meie 4. võitja? Apsakaid sees veel ei ole. Oleme täpsed, et seal on siis täppi pealt 2 tükki neid, mitte täppidega A-tähti. Hallo, kes on meie 4. õnnelikuks helistajaks valitud seekord? Hallo. See on, nüüd lõi teise ette üldse sinna. Nüüd on 2 A-tähte tõepoolest. Nüüd on 2 A-tähte. Ja need peavad olema kõrvud. Ei pea olema kõrvuti, ei pea, ükstapuha. Peaasi, et on 2 tükki sõnas, aga ära mulle Maardu ütle. Rapla, seal on 2 tükki olemas. Rapla on õige vastus. Niimoodi selgitatakse, kärmelt tegutseti. Ei olnud veel vastust, aga leiti. Mulle meeldib, palju õnne. 10 eurot kenasti lahendatud. See oli nüüd Rapla, kui ma õigesti mäletan. Rapla on jõudnud tahvlile, nii on ka Maardu. Need on nüüd 2 Eesti linna, milles on täpselt 2 A-tähte olemas. Seega, kui soovid võita endale 10 eurot, siis paku mingi muu Eesti linn, milles on täpselt 2 A-tähte, kuid ei ole see Rapla ega Maardu. Mis tuleb sul meelde? Ainult helistades võid võita. Ole meie 5. helistaja, seega võida endale 10 eurot. Edukalt oleme mänginud, väga edukalt. Aitäh, tublid televaatajad. Jätkame samas vaimus. Ilma apsakata läbime terve saate. 10 eurot, kellele saan välja käia. Päike kadus ka natukene kuhugi pilve taha. Võib-olla pätsa silma taeta endale laenuks korra. 10 eurot pole laenuraha, vaid sinu enda välja teenitud raha, kui on sul vastus olemas. 1 Eesti linn, milles on täpselt 2 A-tähte, kuid ei ole see Rapla ega Maardu. Need on juba premeeritud. 3. Eesti linn, milles on täpselt 2 A-tähte. Vaadake, et ei ole siis 1 ega 3, vaid täpselt 2 tükki. Nii nagu tahvlil loeb 2 A-tähte. Hallo, kes on 5. õnnelik helistaja seal pool liini? Aime pakub Valga. Valga, 2 A-tähte olemas ja seega ju õige vastus ka see. Tubli Aime. Tublisti lahendatud 10 eurot järjekordselt. Sinna poole lennutatud. Valga jõudis tahvlile. Kas sellest V-tähest mul siin saab keegi aru? Mina ise saan, aga nii, Valga on siis seega ka tahvlil ja premeeritud, aga nüüd, kallid televaatajad, vaadake, mis teen. Hoidke alati ekraan teleril peal, kuna siin toimub 1 A-täht järjekordselt kätte ja tahvlile kleebitud naksti. Nüüdsest alates ootame kõnesid, mis sisaldavad sinu häält, aga ka ühte ainsat õiget vastust, milles on täpselt 3 A-tähte olemas, nii palju. 3 tükki Eesti linn, milles on täpselt 3 A-tähte, niimoodi. Kellel on teada, ühtegi sellist vastust ei ole veel tahvlil, seega kõik Eesti linnad, milles on 3 A-tähte olemas, täpselt 3 A-tähte. Siis on see õige vastus. Kui kuulen seda sinu suust liinipidi oma kõrva, siis oled võitnud sina selle vooru ja 10 eurot on sinu oma. 6. võit siis. 6. premeering väljakäimiseks ootab ühte kõnet. Sina, kellel on see vastus olemas, siis pidage meeles, et ainult helistades võib võita ja see on meie viimane nädal. Nüüd tasub mängida. Järgmine nädal enam võimalust pole. Ja sama saate jooksul võite korduvalt pakkuda, korduvalt välja valida 9001020 ja ka korduvalt võita. Peaasi, et keegi võidab.
Minul tuleb üks ainukene linn meelde endal, milles on siis Eesti kaartil täpselt 3 A-tähte märgistatud. Linn, mis on märgistatud Eesti kaartil linnana. Ei oska rääkida, aga kellel on see linn? Kinnitage mu arvamust, kas see on õige. Paku mulle palun. Mina arvan, et selle ülesande puhul võiks tegelikult 20 eurot hoopiski auhinnafondis olla, kuna nüüd me otsime 3 A-tähega. 20 eurot on auhinnafondis, nii et järgmine helistaja, sinule käin sellise summa välja, kui sul on Eesti linn olemas, ükstapuha mis Eesti linn, peaasi, et seal on 3 A-tähte kuskil kohas olemas. Ei ole tarvis üksteise otsa olla järjestikku, vaid ükstapuha alguses, lõpus või osa keskpaiku. Ükstapuha. Peaasi, et sinul on vanust 18 aasta võrra tead, et tegu on tasulise numbriga ja mänguvaim on sees. Vastus ka. Kellegil on, hallo, kes seal pool liini? Õnnelik helistaja meil seekord. Aime pakub Haapsalu. Haapsalu, see oli ka mul endal mõttes. Kontrollime üle, kuigi me mõlemad teame, et see on õige vastus. Haapsalu on õige vastus. Aime, sina oled leekides täna järjekordselt. Haapsalu, kirjutame selle siis tahvlile. Ilus linn meil Eestimaal. Haapsalu. Nüüd on siis üks linn leitud, milles on täpselt 3 tähte. A-tähte tähendab Haapsalu. Ärge palun Haapsalut pakkuge. Mingisugune muu Eesti linn, milles on 3 A-tähte olemas. Alati tasub jälgida siia, kuna minu suust tuleb igasugu asju välja, aga siin on õige ülesanne alati ette kirjutatud. Auhinnafond on alati seal olemas ja tahvlil on kõik vastused. Seal võib ka vahel olla trükivigu muidugi, aga seega nüüd kindel ei ole, et kõik õigesti on, aga vastused, mis on jõudnud stuudiosse, on kindla peale kõik ka tahvlil olemas. Ja selle ülesande puhul nüüd, kui me otsime 3 A-tähega, siis on ainult Haapsalu, mis on jõudnud meile siia võidustuudiosse. Pidage meeles, et tegu on otse-eetriga ja kunagi ei tea, millal sinu kõne valitakse kõikide registreeritud kõnede seast. Igaks juhuks tasub vastuseid üles kirjutada kas või mõne võrra. Siis kui saad ühendust, siis ongi kohe käe pärast võtta. Kui keegi on võib-olla öelnud sinu vastus ära, näiteks kui sa järgmisena sooviksid pakkuda Haapsalu, kuid see on juba tahvlil, siis võtaksid sealt vihikust välja järgmise vastuse. Mina mängiksin niimoodi, aga teie mängite, kuidas mängite, aga peasid võiduni välja. Hallo, kes seal pool liini? Seekord meil õnnelik helistaja. Aime ja pakun Põltsamaa. Põltsamaa, see on täpselt 3 A-tähega Põltsamaa. Jeps, nii ta on. Tubli, Aime. Oi, oskaks ise ka nii hästi mängida. Aga ma oskan raha välja lennutada. Ja Põltsamaa ehk ka kirjutada. Põltsamaa, niimoodi. Kui aju kiilub vahepeal kinni ehk makaron jääb seintesse kinni pea, siis seda ma tean küll, et 20 eurot on auhinnafondis. Aga teeme niimoodi, et võlume sinna 1 nulli otsa. Võlume sinna 200 eurot auhinnafondi ja leemime 1 A juurde. Pidage meeles, nüüd on 4 A-tähte. Vaadake siia, 4 A-tähte on olemas, 4 tükki. Nii mitu ja 200 eurot auhinnafondis. Iga A-tähe eest 50 eurot välja käia, aga kõik need 4 A-tähte peavad olema samas Eesti linnas. Ühtegi vastus sellist veel tahvlil ei ole, seega ükstapuha, mis Eesti linn mõttesse sinul jõuab, milles on täpselt 4 A-tähte olemas, siis on sinul õige vastus teada. Õige number on aga siin 9001020, vali see kärmet välja. Kui on soov võita, tuleb helistada vähemalt 1 korra. Kes võidab 200 eurot ühe ainsa kõnega, see võid olla sina, kallis televaataja, kui sul on vastus teada ja vanust vähemalt 18 aasta võrra. 200 eurot on auhinnafondis. Viimane kolmapäev, nüüd tasub mängida. Kes ütleb küll aga oma häälega mulle selle linna ette, siis on mul au käia auhinnafond välja sinu poole teele saata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 õiget vastust on juba tahvlil, kuid nüüd, kui me otsime 4 A-tähelist Eesti linna, siis selliseid vastuseid seal veel ei ole. Tahvlit ei ole tarvis jälgida, kui ainult kui mitu A-tähte seal on. Selle võrra. Mingisugune linn on Eesti kaartilt veel puudu meie tahvlilt, aga milline ta on? Milline on see Eesti linn? Ilusaid linnu meil ainult on, aga üks on tahvlilt puudu. Üks linn, mis on väärt 200 eurot meie mängus siin hetkel.
mäng on küll, aga number pole mängunumber, vaid ikka päris tõsine. Võidunumber 9001020. Üks kõne, 2,50 €, aga auhinnafondis sinna on laekunud 200 €. 200 €. Ühe ainsa kõnega võimalus kellegil välja teenida. Õige vastus, see peab olemas olema. Ja liini pidi pead esimesena ühendust saama. Kelle häält kuulen järgmisena ja kinnitan õige vastusega lootetavasti vähemalt. Siis on tõepoolest 200 € sulle endale välja teenitud raha. Midagi on tahvlilt puudu. Ma tean küll, mis seal on puudu. Sealt on puudu üks linn. Ilus linn Eestimaa kaartilt, üks tibatillukene. Üks väiksemaid linnu. Selles linnas on täpselt 4 A-tähte. On ka mingid muid tähti tarvis aabitsast välja tirida, aga milliseid? Mõelge teie, öelge mulle ette. Kui on vastus teada, siis palun vali kiirelt välja 9001020, kui on soov võita. Kallid televaatajad, minule meeldiksid kõrgemad, suuremad summad rahakoti vahele teile võluda ehk 250 €. Siia number 5, siis olen mina rahul ja sina kindlasti ka. Kui endale selle võidad, 250 € on seal täiesti üleni komavaba number. 2,50 € kõne siia poole, kuid võtame selle koma vahelt ära ja saadame sinule 250 € vastu. Õige vastuse vastu vahetan välja. 250 € soovin juba lennutada kellegi poole teele. Sellega saaks päris mitu torti kätte. Mõne arust on elus midagi tähtsamat kui tordid, aga tordid on tähtsad asjad. On. 250 € saab unistusi muid selliseid täita. Suvi on ju ees ja jaanipäev on tulemas ja suvel siis lähed peale võib-olla juulis ja augustiski veel kuskile rändama ja ikka läheb raha laristamiseks tarvis. 250 € on kellelgi võimalus võita ühe ainsa kõnega. Helistage, kuidas on võimalusi ühe ainsa kõnega, vähemalt keegi selle võidab, kuid enim kordi tehes siia poole suunates 9001020 numbrile, siis on paremad võimalused liinile saada. Kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Keegi õnnelik. Keegi saab ka abi. Sooviksime mingisugust abiga produktsioonilt. Ma usun, et sealt on midagi peatselt ilmumas meile mingisugust abi teile. Mina neid ette öelda, või tähendab vastust ju ei saa, aga mingisugust abi ikka. Küll produktsioon välja võlub. Meil on professionaalsed tööl, nii et küll nad midagi võluvad siia. Küll nemad teavad, millest me räägime. Nii, ma kirjutan hoopiski ise vihje, kuna oi, see hakkas päris vildakalt minema. Oi. Mis tähendavad need jooned? No eks see ikka seda tähendab, et see Eesti linn on 2 sõna osaline. Natuke vildakad jooned, aga peasid vastus ei ole vildakas, vaid õige Eesti linn. Ai. Üks Eesti linn. Las ta selle vildaka joone pealt. Küll ta kerkib ja tõuseb sealt. Peasid on õige vastus. See peaks olema joon. See on joon ja see on kriips. Sidekriips. See on 2 sõna osaline vastus, mida meie otsime. Eesti linn, milles on täpselt 4 A-tähte. Nii et me teame siis. 4 A-tähte on siin. Kuhugi tuleb need paigaldada. Ei oska öelda, kas sõna osa esimeses osas või teises. Kui mitu A-tähte mõlemas neis on. Aga ma tean seda, et raha sooviksin rohkem juurde veelgi. 300 € sai võlutud auhinnafondi. Ülesande otsimisega võib-olla läheb aega, aga peasid kõige esimesena saad liinile, kuna ainult ühele helistajale käin selle 300 € välja. Sina võidad selle endale
kui sul on vastus ja saad esimesena liinile. Vanust meie nõuame lausa, seda peab olema vähemalt 18 aasta võrra elukogemust siis sul olemas. Olgu see siis noorus või vanus, aga peaasi, on selle võrra elatud aega siin planeet Maal. 300 eurot on juba auhinna fondis. Minä ikka naeran sitä viltakat juon. Oi. 300 eurot on aga selle joone all ja see ongi see, et kui liini pidi saad siia ühendust ja sinul on see vastus, siis joone peale kirjutame mingi linna ja vastutasuks sinule 300 eurot on võimalus saata. Kui teed tubli töö ära, valid ühe korra vähemalt välja 9 00 10 20, kui pole kunagi varem helistanud, siis täna paneme oskused proovile. Vaata, kuidas läheb. Ma loodan, et see on see võidukõne siis kellegile tulemas, kellel on seda raha tarvis. Endale või äraandmiseks see ei oma tähtsust, kuid või lihtsalt, kui sul on hea mänguvaim sees. Punase markeri pean käest ära viskama, kuna ma teame, milline mäkerdaja ma olen, aga sina kirjutage palun vastus endale paberi peale kohe, kui on teada ja telefoni tasub välja valida 9 00 10 20. Milline on küll see linn, mida meie otsime? Üks imeilus tibatillukene Eesti päritolu linn, milles on täpselt 4 A-täht olemas. See on siis 2 sõna osaline. Mida muud vihjet ikka anda. Päris lihtsaks juba tehtud. Aga keegi teeb selle võrra lihtsaks auhinnafondi väljajagamiseks. Mulle ütleb selle vastuse. Kes soovib võita, siis tasub ka helistada. Ja kui helistada, enne seda vaata ka vastus valmis. Üks Eesti linn, milles on täpselt 4 A-täht olemas. 2 sõna osaline Eesti linn. ...28. mai on siis täna kätte jõudnud kolmapäev, seega see nädal on peaaegu läbitud juba. Oleme plussi poole peal, kuna kell tiksub. Poole peal on töönädal ja meie saadet ainult homme ja ülehomme alles, nii et järgi võimalus mängida, nii et nüüd tänan ka. Oho. Kallid televaatajad, võtame punase markeri kätte ja kirjutame mingisuguseid väikseid vihjeid. Huvitav, mida ma küll kirjutan, vaadake siia. Nii ma tegin väikse sellise asja, ma kirjutasin A, B sinna, aga see on õige. See on juhtub olema õige asi. Nii ta algabki A ja B. Mina ju ei kirjutada ei oska seda, me teame, aga abitsat mäletan küll peast ABC, need esimesed 3 sõna. Hakkasingi kirjutama siis ABC. A ja B jõudis juba sinna, aga see ongi tõepoolest. Nii ta algab ka see. Esmalt on see joon vildakas. Igatahes, seal on õige vastus poolenisti. Esimene sõna juba ette kirjutatud sul. Kui ütled mulle selle lõpuni välja, mis peaksin lugema? Siin on sidekriips vahepeal, seda me teame. AB hakka pähe, kui ei hakka, lükka takka. Aga küll keegi leiab ka vastuse. Vaata abitsast, ei mitte abitsast, seda vastust ei leia võib-olla. Oi. Enne kui mina magama saan minna, mul on tarvis 300 eurot sinule välja lennutada. Hea võimalus on seda teha, hea au ja rõõm, kui ütled mulle vastutasuks ühe Eesti linna. Mis sobib siia? Üks sõnaosa siin, teine sõnaosa, see on veel täiesti tühi lühik. Ütle palun mulle ette, mis on peale sidekriipsu. Tegelikult on siit ka veel tähti puudu, aga kokku tuleb saada sellest siis üks Eesti imeilus nunnuke linn. Tibatillukene on teine, aga
linnana on ta märgistatud Eesti kaardil. Kes küll ütleb selle mul ette, kes võidab endale 300 eurot ühe ainsa kõnega, ühe ainsa vastusega. Ainult ühele helistajale käin selle välja. Kes teenib endale? Kellel on täna selline mänguvaim sees, et sisetunne ütleb, et võit, tule minu juurde. Ainult sellest unistusest ei piisa, tuleb ka midagi teha selle nimel ehk välja valida 9-0-0-10-20. Vähemalt ühe korra. Kui pole kunagi varem helistanud ja jõudsid alles nüüd meie kanalile, siis TV6 ja Võidustuudio on meie saade ja meie otsime Eesti linna. Ühte sellist, milles on terve hunnik tähti, ma ei teagi täpselt kui palju, aga A ja B tähega ta algab, siis on mingi tähti ja siis on sidekriips ja veel mingi sõna sinna. Ehk kahe sõna osaline, aga kallid televaatajad, häid uudised siinkohal, et number 4 tuleb põlutud sinna. 400 eurot on nüüd auhinna fondis ja kui tead seda vastust, mis klapib siia ja 400 eurot mahub rahakoti vahele sul ära, sinul on vanust 18 aasta võrra ja tead, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot 50 senti on kõne siia poole. Siis teadmiseks, et see on viimane pakkumine, see enam sellest ei kerki. Viimane pakkumine tähendab, et hind püsib sellel kohal. Aga kui tead seda vastust, siis kindla peale tasub helistada. Viimane pakkumine, kell tiksub, püüdes õhtut kinni ja seega meie viimasel kolmapäeval on veel võimalus sinul meie peaauhinna fond viimast korda TV6 endale võita. Ühe ainsa kõnega. Pidevalt võidetakse. Esmakordsete kõnedega proovitakse õnne, et täna proovin ühe korra ja ongi juhtunud niimoodi. Küll peatselt kilkad, kui juhtub ka sinul nii. Õnnest kilkad. 400 eurot on suur summa. Ja kui oled häbelik inimene, siis teadmiseks, et kui ma küsin sult nime või kust oled pärit, küsin arvatavasti küll, kui aega üle jääb, aga ei pea vastama. Võid öelda ükstapuha mida või ütlemata jätta, kuna kõikidelt võitjatelt küsitakse tagantjärgi kõik tähtis info nagunii produktsiooni poolt. Aga sina pead ütlema selle õige vastuse, ainult õigest vastusest. Kui sa saad liinipidi ühendust, kui sa ütled ainult selle linna nime, sellest piisab, sind registreeritakse võitjaks juba. Imelihtne. Võid ju terega öelda, kui tahad, aga pole tarvis seda öelda. Peaasi, et see üks kahesõnaosaline Eesti linn tuleb sinu suust välja, jõuab liinipidi siia minu kõrva, meie kõikide kuulda. Otse-eetris toimub see kõik ja kuna siin ununevad vahel asjad ära, siis palun kirjutage ülesse ja telefoninumber tasub mällu panna 9-0-0-10-20. Kellegil on õige vastus, aga kes jõuab liinipidi ühendust, mina olen kannatlik ma ei ole. Rääkida võiks küll õppida, aga oskan lennutada 400 eurot ka täna sinu poole teele saata. Kui sul on vastus, AB on jõudnud tahvlile vildakale joonele. Ülamäkke, võib-olla tähendab see joon, et elu on heas mõttes mäkke minemus. Mida ma seletan? AB hakka pähe, aga vastust on hoopiski tarvis. Sidekriips on vahepeal seega tõepoolest üks Eesti linn, milles on 2 sõna osa siis. 2 sõna osaline Eesti linn. Nii. Marker, maha pillatud marker võetud üles ja kirjutan siis selle teise sõna osa. Esimese tähe siia. Nii, tugev B-täht. A, nõrk B ja tugev B-täht on siis ekraanil ja sidekriips on enne tugevat B-tähte. 2 sõnaosaline Eesti linn, mis algab A tähega. Teine täht on B. Mingisuguseid tähti tarvis sinna kirjutada. Siis on sidekriips, tugev B ja veel mingisuguseid tähti tarvis abitsast välja tassida. Kes teeb selle ära? Kes lahendab meil selle ülesande, kes annab endast märku? Ainult ühe kõne kaugusel oled enda 400 eurost. Püüa kinni. Vastutasuks palun ühte ainsat õiget vastust. 2 sõnaosalist Eesti linna. Kell tiksub, kallid televaatajad. Püüavad seierid päeva kinni, õhtut juba.
siin on siis ainult üks õige vastus. Seitse õiget vastust on juba jõudnud täna stuudiosse, kuid nüüd, kallis televaataja, sinu kord on võita. Ole meie 8. võitja ja nüüd on ju loosis peaauhinnafond ja sinna on laekunud juba täpselt 400 eurot. 400 eurot on sinul võimalik ühe ainsa kõnega, ühe ainsa vastusega enda omaks võita. Ja esmakordsetel mängijatel tasub tutvuda ka mängureeglitega. All ekraanil on neid olemas, kuid kõige paremini meie veebilehel lahti seletatud www.voidustuudio.ee. Kell tiksub, süda tuksub. Kõne on ehk siia poole teel. Kas priskendame sinu rahakoti vahet 400 euroga? See on sinu otsus. Otsused tasub langetada, mänguaega pikalt enam alles ei ole ja kui lapsed aitavad mängul kaasa, mänguvaimu sees hoida, mis iganes, siis aidaku, see on tore, aga otsused langetavad ainult täisealised ja ka kõned teevad ainult täiskasvanud. Siia meile võidustuudiosse, kuna tegu on tasulise numbriga sellepärast. 900 tähtis telefoni number ja käed sügelevad, soovin raha välja lennutada. Üks ainukene Eesti linn on puudu. 2-sõnaosaline AB. Meil polegi varasemalt olnud ekraanil AB tähti kõrvuti. Aga jah, see sinna ei kõlba enam järgmiseks arvatavasti. Mingid muud tähed. Siis ongi sidekrips vahel ja mingi sõnaosa veel. €400 saab tõepoolest nii mitugi asja tehtud. Näiteks suve jooksul võid hakata juba unistama. Võib-olla kuskil seikluspargis käia terve perega. Suvel on hea, suvel on palju tasuta hobisid ka, see on nii tore. Siis on kõigil samasugused võimalused, mulle meeldib. Aga meeldib ka, et keegi võidab endale 400 eurot, kuna see ikkagi võimaldab unistusi täide viia. Vähemalt mõne võrra. Neid unistusi, milles on raha tarvis. Õnneks kõikide puhul pole tarvis. Aga see on, kallid televaatajad, viimane võimalus, kuna kell on tiksunud. Ma küll vaatasin aeg-ajalt seda, aga kaotasin ajatajuga täna ära. Ei ole muud kui kingad jalga ja varsti stuudiost lahkuda. Aga enne seda premeerin sind 400 euroga. Palun ütle mulle, mis on see Eesti linn, mis on osaliselt tahvlile kirjutatud, kuid tähti on veel puudu. Milliseid tähti? Ütle palun sina mulle. Kes teab öelda, kelle häält kuulen? Vastusega hakkab kiire olema. Nii, kotad on jalas mul, aga auhinnafond on endiselt siin veel ekraanil. Enne selle välja lennutamist ei soovi lahkuda, mina küll mitte, kuna lemmikhobi oleks sinu poole teele saata. Selline kena, inspireeriv 400 eurot, mis seal on olemas. Ühele helistajale käin selle välja. Kes nüüd otsustate täna helistada, siis teil on võimalus võita. Ainult helistades on võimalus sellele rahale näpud külge ajada. 400 eurot. Viimane võimalus tõepoolest, nii ta on. Mänguaeg saab läbi ja meie viimane kolmapäev, homme siis eelviimasel päeval ma loodan, et mängite ka hästi. Hommikul 9-10 TV3-s ja 2-3 TV6-s. Vaadake siis mõlemaid kanaleid, häid saateid tuleb ja vahepeal käige kuulake väljas linnulaulu, natukene värsket hapnikut ja jälle häid saateid. Ja mänguvaim hoiame selle sees veel mõne hetke, kuna saateaeg saab kohe läbi. 400 eurot, kallid televaatajad, kes annab mulle põhjuse enda poole sellist kena summat saata. Kellele pakin päikest kaasa?
ja 400 euro võrra rahas ära. Ma loodan, et teil on olnud hea päev, ilus kolmapäev. Vähemalt päris mitu võitjat on olnud ja mõni võitjatest on lausa leekides. Nagu olen öelnud, võite ka korduvalt võita, kes võitsite varasemate voorude puhul, siis ka sinul on võimalus võita see 400 eurot endale. Kuna muidu oleks ebaaus, kui võitsid 10 eurot varasemalt, siis nüüd 400 eurost peaksid selle puhul ilma jääma. Selle puhul on see väga hea. Kõikidel on samasugused võimalused, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Ainult ühe kõnega keegi selle teeb ära, võidab endale selle piraka summa, 400 eurose auhinnafondi. Kes annab mulle selle jaoks põhjuse? Saame koos õnnelikuks. Sina arvatavasti veelgi rohkem, kuna sinu poole hakkab see teele liikuma, aga küll ka mina. Kui kuulen su õnneliku häält ja tean, et see on sinu poole liikumas, siis saan ka mina õnnelikuks. Ja saame ka vastuse tahvlile. Teame kõik siis, mis on see puuduolev Eesti linn tahvlilt. Ühtegi apsakat pole tõepoolest sisse jõudnud, tulnud siia saatesse, nii et olge täpsed, et see vastus siin on õige. See vildakas joone ajab mind endiselt naerma. Need A ja B tähed tahavad kohe ülemäkke jõuda. Jõua palun sina oma vastusega liini pidi esimesena kõikidest helistajatest, esimesena kõige kärmemini siia. Kuna ainult ühte ainsat helistajat teist kallid televaatajad saan premeerida 400 euroga, üks ainus televaataja teenib selle endale ühe ainsa kõnega. Kes on see meie helistajatest täna, kes viib peaauhinnafondi 28. kolmapäeval TV6 endale. Võidustuudio ootab sind siia liinile 9001020. Üks helistaja on puudu, üks kõne on puudu, et peaauhinnafond välja saata ja peatselt sammun mina välja ka siit stuudiost. Anna põhjus. Anna mulle palun põhjus lennutada raha. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Seega vaadake, et on teil akut mõnevõrra nii telefonis kui ka endal särtsu sees veel, et ära ei kustu enne, kui on auhinnafond kinnitatud, et on teie oma. Öelge palun vastus. Öelge palun see üks ainukene vastus, milles on 2 sõna osa. Algab ta A ja B tähtedega. Osasid tähti on veel puudu ja siis on sidekriips ja peale sidekriips on tugev B ja ei teagi, kui mitu tähte täpsemalt veel puudu peale seda. Tean, et sinul kellegil on kallis televaataja puudu 400 eurot. Pea palun ka meeles, et tegu on tasulise numbriga 2,50 € on iga registreeritud kõne siia poole, kuid 400 eurot soovitan nüüd endale teenida sinul. Ühe ainsa Eesti linnaga, ühe ainsa kõnega saate lõpptekst jõudis ekraanile ja nüüd on tõsiselt kiire, nüüd on tarvis leida see vastus. Kiirelt kärmelt, kes esimesena leiab, see võidab siis endale selle portsu summa. Käisin just siin lõunapausi ajal, ostsin natuke kunstitarbeid juurde ja ikka päris kirved hinnad on küll poodides. Kirbukal võib hästi jaole saada, aga kunstitarbeid on seal vähe tavaliselt. 400 eurot aga võimaldab küll ükstapuha, mida sinu hobisid, asju arendada, unistusi täide viia. Ühe ainsa kõnega, üks ainukene teist helistajatest võidab selle endale. Kohe peatselt, kuna mänguaeg saab nüüd läbi. Kohe mõne minuti pärast lausa. Vastus on tarvis kindlasti olla, siis alles tasub helistada. Ja helistada tasub ainult siis, kui tead, et tegu on tasulise numbriga ja sinul on ka vanust vähemalt 18 aasta võrra. Pole nisti vastus olemas ekraanil, kuid lõpuni välja oleks tarvis kirjutada see või vähemalt ette kuulda. Kelle häält kuulen järgmisena? Ja kui saate ühendust liini pidi, palun alustage kohe oma vastusega, siis vaatame, kas meil jääb aega edasi lobiseda. 9001020 veel jõuad.
helistada tasub kohe, kui on vastus olemas. Ainult ühele ainsale helistatest saan selle portsu raha välja käia. Kordan veel, kordasin juba. Aga 400 eurot tõepoolest. Mida küll teeksid sina sellega? Neli A-tähte, 400 eurot, nii et iga A-tähe puhul siis 50 välja käia. Aga kuhu paigaldaksid? Ühe A-tähe me juba teame, et see paigaldati siia, aga 3 ülejäänud tuleb ka kuskile leida. Omad kohad, omad pesad, mis iganes. Tugeva B-tähega algab siis see teine sõnaosa enne. Seda on sidekriips, kuid esimene sõnaosa algab tähtedega A ja nõrk B. A, B. A, B, aga mis on vastus? Ainult ühel helistajal on võimalus võita. Korduvalt välja valides 9, 0, 10, 20 on paremad võimalused liinile saada. Kuid ühest ainsast kõnest võib piisata, kuna keegi ühe ainsa kõnega kohe peatselt võidab ära. Terve auhinnafondi enda omaks. Mis on see Eesti linn, mis klapiks siia? Kellel on see teada? Andke palun endast märku, kellel on vastus. Olgu see siis tänane kolmapäev sinu oma. Auhinnafond ka. Üks vastus on tahvlilt veel mitte ülenisti puudu, vaid poolenisti seal ju ometigi on. Mõned tähed on ainult puudu. Ainult mõned tähed on puudu. Kui vaatad Eesti kaarti, siis vaata, mis linn algab nõrga. Ei, mis nõrga. A-tähega, nõrk B on teine. 400 eurot on endiselt auhinnafondis. Saate lõpptekst endiselt vilgub seal. Telefoni number 9 00 10 20 on väga oluline. Vali välja vähemalt ühe korra. Olgu täna ehk siis tõepoolest sinu päev, sinu võit, sinu kord võita. See summa enda omaks. Üks helistaja, üks kõne, üks kena 400 eurot vastutasuks. Vastutasuks ühe kõne eest, kui on õige vastus olemas, on siis 400 eurot sinu oma. Päris hea pakkumine. Saateaeg saab nüüd läbi. Kell tõepoolest. Saaksime siia võib-olla 1,5-minutilise kellakese. Kuidagi ühel ajal ilmub. Või hoopiski 30 sekundit. 30 sekundit, kuna mänguaeg saab kohe läbi. Minut 30, 1,5 minutit käimas plaksti nüüd nii. 1,5 minutit kallid televaated hakkas ringi jooksma see kell seal. Seierid tiksuvad. Asjaga on kiire. Kes soovite jahile saada 400 euro jahile nimelt, siis tuleb telefon kätte võtta kohe, kui vastus olemas. Ja seda kõike tuleb teha minuti ja 16 sekundi jooksul. 9 00 10 20 välja valida kohe, kui on vastus. Üks kõne on see, millega keegi võidab endale 400 eurot. 1 minut 8 sekundit on alles kellas. Järgi seda aega. Proovi veel üks kõne. Vähemalt üks kõne. 9 00 10 20 vastus on poolenisti ekraanil, ka teil tahvlil on näha. A, B tähtedega algab. Teine sõnaosa algab tugeva B-ga. Viimane minut on käimas ja nüüd kohe peatselt ootan sind kallis televaata siia. Liini pidi saa minuga ühendust ja ütle palun kohe oma vastus. Oma nime ei ole tarvis öelda, kust oled pärit. Kõik asjad selgitatakse tagantjärgi, aga vastus peab jõudma 42 sekundi jooksul siia. 42 sekundit kellas aega seega. 400 eurot, kui pakub huvi, vali ühe korra veel välja. 9 00 10 20. Palun alusta kohe oma vastusega ja 33 sekundit meeldetuletuseks on veel kellas aega. See tiksub, seierid jooksevad, ma tean, asjaga on kiire, aga vastus, kui on olemas, siis jõuad veel. 9 00 10 20. Keda saan premeerida? Kes on meie täna õnnelik? Tublid olete kõik. Aitäh hea mängu eest. Mulle meeldib, ühte kapsakat sees ei ole. Tublid olete. 17 sekundit on aga kellas aega. 400 eurot endiselt ootab sinu kõnet siia liini pidi võidustuudiosse numbrile 9 00 10 20. 11 sekundit. Oi. Nüüd läks selle võrra kiireks asjaga, et
Enne kui lahkun siit, premeerin sind. Palun jõua liinile järgmisena. 4 sekundit on kellasaega, nüüd on lausa 3, 9, 00, 10, 20. Jõuad veel välja valida, kuigi kell läks nüüd 0. Jõuad veel välja valida nii kaua, kui pole keegi veel ühendust saanud. Kohe, kui heliseb stuudioliin siin, siis on võimalus kaotsi läinud, aga veel jõuad 9, 00, 10, 20. Mänguaeg seal läbi. Aitäh hea saate eest. Homme hommikul lähme jälle. Homme päeval ka. TV3, TV6. Keda premeerime? Palun hõiska ja kilka, kui võidad. Ole õnnelik. Õnnitle ennast ka, patsuta õla peale ka. Aga alusta palun vastusega oma kõne. 400 eurot, et seda välja teenida, tuleb vastus jõuda otse eetrisse. Peame jõudma üle kontrollida ja sulle ka õnne soovima veel. See on suurim au ja rõõm. Jõua palun peatselt siia. Kes tuleb sealt liini pidi? Kes jõuab siia? Kelle häält kuulen järgmisena? Hallo, mis on meie õige vastus täna? Abjapaluja. Abjapaluja on õige vastus, aga nüüd siis küsin, kes olete teie ja kust olete pärit, kui soovite öelda? Marja-Liis. Marja-Liis, kas te olete kunagi varasemalt ka helistanud ja võitnud? Jaa. Mul imekombel mäletasin häält. Palju õnne, kas te helistasite täna 1 korra või rohkem kordi? Paar korda. Paar korda, tasus ära see teine kord vähemalt. Palju õnne, nautige päevast, kuid ka elust ja kõik teised ka. Näeme homme. Tšau, tšau!